Eesti viikingilaevastik kahekordistus pärast seda, kui Käsmus lasti tänav ette laev, mis ristiti Aimariks. Selle laeva eeskujuks on 19. sajandi lõpus Norrast Kokstadi kääbastest leitud muinaslaev, mis valmis arvatavasti aastal 895. 19. sajandi lõpp ja 21. sajandi algus saavad kokku. Autod on omistanud Käsmu, 10 telekaamerat on sabapidi interneti külge aheldatud, et pilt Norra Kokstadi fjordipaadi koopia vette laskmisest ikka maailma jõuaks. Vanad laevad on moes ja sobivad Käsmu lahte koos laste purjekate ja luksusjahtidega. Ja siis lükatakse tõrva, männipuidu, linaõli, köite ja mereavaruse järele lõhnav laev teele. Nimi pannakse laevale pärast seda, kui väike tiir Käsmu lahel on ära tehtud, kes teab, äkki ei jõuagi enam randa. Jõuab küll, purje heiskamine läheb esimene kord küll untsu, aga laev on rannast tagasi ja Käsmu meremuuseumi juhataja Arne Vaik saab laeva ristida Aimariks. Vaiku sõnul võiks viikingilaevu ka mujal ehitada. Mida Käsmu viikingilaev täpselt tegema hakkab, selgub lähitulevikus. Me vaatame tema omadused ja vaatame siis ka rahva huvi, eks ole. Laev peab röövima, me ei lähe, see anname au sõna ja ei Siktunat ega Konstantinoopoli. Tütarsaari ja Suursaart. Püüame rahulikul teel, siin võib-olla sellise laevaga võib Soome sõita ka, ega katsetame kõigepealt nüüd mereomadused ära. Siis hakkame plaane tegema. Tartus valminud turmakapten Mart Vernik on samuti seda meelt, et ajaloolisi puulaevu võiks Eestis olla palju rohkem. Ei, neid võiks palju teha. Siin meil ju tegelikult ei ole mingit puulaeva sõidukultuuri veel välja kujunenud, et siin on esimesed lapsukesed, mis siin tulevad alles, et neid võiks ka sadu ja minu poolest tuhandeid teha. Et Soomes ja Rootsis on ju neid väga palju. Käsmu viikingilaeva võiks mahtuda 15-16 inimest. Põhiline laevameister Antti Kreen ehitas oma esimese viikingilaeva Islandil.